Kedagi ei jäeta Eestimaal maha. Et Eestimaal elab 1,3 miljonit elanikku ja need on kõik meie inimesed. Hoolimata sellest, kas nad elavad Pärnus või Harjumaal, Põlvas või Ida-Virumaal, Hiiumaal või Saaremaal. Me oleme öelnud, et me soovime, et Eesti on õiglane riik kõigile. Ja seda nii tervishoius, sotsiaalvaldkonnas, hariduses, majanduses ja regionaalpoliitikas. Auväärt daamid ja härrad, kes olete siia kogunenud, head Pärnu linna ja Pärnumaa elanikud, head kaasmaalased. Mul on ühelt poolt täna väga lihtne ülesanne. Teiselt poolt, kui sa pead rääkima inimesest, keda sa tunned mitte hästi, vaid väga hästi, see on alati küsimus, et mida sa sinna sisse jätad ja mida sa ära võtad. Mul on suur au. Inimene, keda mina tunnen täna juba, võib öelda 20 aastat, kes on seisnud kõik need 20 aastat selle eest, et Eesti oleks paremini ühendatud. Ja ma ei räägi ainult füüsilistest ühendustest, vaid ma räägin ka ühendustest, mis on erinevate vanuste vahel, erinevate keeltegruppide vahel, erinevate külade ja keskuste vahel. Ma räägin inimesest, kes on viimastel aastatel seisnud selle eest, et me saaksime paremini, me saaksime mugavamalt liikuda läbi transpordi oma kodust kauplusesse, teatrisse, maakonnakeskusesse. Ma tunnen teda väga hästi, olles temaga istunud 10 aastat ühes pingis ja teades, mis tähendab olla Riigikogus ja mis tähendab olla opositsioonis. Ta on kindlasti minu kõige lähim kaaslane, toetaja, võitluskaaslane ja sõber. Pärnu linn ja Pärnumaa ei vaja tema iseloomustamiseks rohkem sõnu. Mul on suur au, et Keskerakonna Pärnumaa nende valimiste esinumbri kohta hoiab, veab ja koos oma meeskonnaga toetab Kadri Simson. Ma palun Kadri siia lavale. Head pärnakad, head pärnumaalased, mul on rõõm täna siin teie ees seista. Rõõm on mitmekordne. Esiteks on mul rõõm, et ma saan siin seista Jüri Ratase kõrval, sest poliitikas ei tee mitte ükski inimene üksinda suuri asju. Üks võib olla superstaar, kes korjab 1000 hääli, aga kui tal ei ole meeskonda, kui tal ei ole meeskonna pead, kes on hea peaminister, siis tema lubadused peale valimisi jäävad täitmata. Mul on hea meel seista täna siin teie ees, sest et me oleme valitsuses saanud täide viia nii mõnegi lubaduse. Pärnumaale on tulnud esimesed suured investeeringud, et ehitada Via Baltica 4-realiseks. Pärnumaale tuleb taas lennujaam, mis suudab vastu võtta suuri lennukeid. Ja Pärnumaa jaoks kindlasti on oluline see, et keegi ei mängi enam mõttega, et kiire raudsee viiakse ühele või teisele poole või jäetakse üldse ehitamata, vaid me teame, et aasta 2026 saab 45 minutiga mugavalt rongiga Tallinnasse ja me teame veel seda, et selle trassi peal on ka kohalikud jaamad ka sellistes paikades, kus mitmeid aastaid ei ole rongi peatunud. Ma arvan, et poliitika on meeskonnamäng ja seetõttu on mul teisest küljest väga hea meel seista siin laval, sest ma tean, et minu kõrvale tulevad kohe väga tublid Pärnumaa inimesed, kes on moodustamas siin Riigikogu valimiseks Keskerakonna nimekirja. Selle jaoks, et Riigikogus ja tulevikus kindlasti ka valitsuses ka meie mured kostaksid. Et keegi ei mängiks mõttega, et ta hakkab ära kaotama ühistransporti. Et keegi ei mängiks mõttega, et valdade hääl ei olegi oluline. Meie jaoks on see alati oluline. Et keegi ei hakkaks mängima mõttega, et poole maapiirkondades polegi vaja. Et keegi ei hakkaks mängima mõttega,
et teeme maksukingitusi kõige jõukamatele ja unustame jälle aastateks ära lastega pered ja väärikas vanuses varem sündinud. Meie peame kõike seda tähtsaks ja seetõttu on meie nimekirjas kõvad Pärnumaa tegijad. Ma julgen öelda, et meie Keskerakonna nimekiri 3. märtsi 2019 valimistel on senistest aegadest kõige tugevam. Ja seetõttu, kuigi Pärnumaa kaotab ühe mandaadi, siis meie loodame teie toel, teie tarmukal toel ja teie kõval valimistel osalemise protsendil teha seda, et kõik need 7 mandaati tulevad Pärnumaale, neist vähemalt 2 tulevad Keskerakonnastele. Aitäh ja need head inimesed, kellest ma teile rääkisin, kes aitavad minul ja Keskerakonnal Pärnu huvide eest seista, on kohe siin laval meiega ja Peeter tutvustab teile. Aitäh Kalli Simsonile selle sõnavõtu eest ja nagu peaminister ka ütles, siis poliitika on meeskonnamäng ja seega kutsume järgnevalt siia Kadri Simsoni meeskonna nendel valimistel Pärnumaal. Paikuse osavallakogu liige ja Pärnu linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige Ardo Aasa. Lääneranna valla abivallavanem Andres Annas. Pärnu võrkpalliklubi peatreener Aavo Keel. Ettevõtja Ants Lopsik. Endine Pärnu linnavolikogu esinaine ja ettevõtja Krista Nõmm. Lääneranna valla vallavanem Mikk Pikmets. Pärnu abilinnapea Marko Šoori. Pärnu linnavolikogu aseesimees Illar Taidi. Ja laval on Keskerakonna nimekiri Pärnumaal 3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel. Aplaus! Aga kuna siin on nii uusi nägusid, vanemaid nägusid, inimesi, keda te tunnete paremini ja võib-olla ka inimesi, keda tuntakse vähem, siis loomulikult annan ma ka kõigile kandidaatidele sõna enese tutvustamiseks.